Nii, tundub, et viimane ametlik söögipaus sai otsa. Angerjad jäi veel alles. Huvitav, kas see on veel pärast ka alles? Muuseas, on tulnud ettepanek tänada aplausiga meie kokkasid, need inimesed, kes tegid selle suurepärased toidu söögivaheajad. Ja siis üleskutse tuli saalist juba, et siis palun, kes siis nüüd interneti vahendusel on seal eemal kõik, et praegu on veel tund aega on aega siia jõudmiseks, et angerjat maitsta. Tõeliselt hea angerjas ja kõik muu. Nii, aga siis oleme jõudnud nüüd ikkagi siis päris lõpusirgele ja meil on jäänud veel tänasesse päeva üks esineja. Ja see on Diana Leenum, kelle juhtida on täna siis Kanepi gümnaasium. Ja selle kooli puhul on üks, kui ma küsisin Diana käest, et kus ma saaksin lähemat informatsiooni kooli kohta, siis ta ütles, et vaata kodulehel ringi. Läksin mina sukelduma ja sukeldusin järjest sügavamale ja väga äge, aitäh. Et mis mind nagu kõige rohkem nagu põnevile ajas, oli see, et edukogemus oli väga paljudes kohtades ära rõhutatud ja see oli ka missioonis väga selgelt tuli välja, et ikkagi luuakse eeldused selleks, et igal ühel oleks see edukogemus olemas. Aga Diana, kus kohas sa sooviksid sellest paremini rääkida? Kas sa soovid olla keset saali või tulla siia või? Okei, aga ole siis hea. Ja kaamera on nagu oluline. Palun, ma panen. Tere ka minu poolt, et minu jaoks kindlasti uudne kogemus rääkida mikrofoni, sest tavapäraselt ma räägin ikkagi saalile ilma abivahenditeta. Aitäh eelkõnelejatele, sest kõik teie etteasted olid väga kõnekad ja panid mind mõtlema enda koolile hoopis teisest vaatevinklist. Ja kui Aivar palus mul rääkida Kanepi gümnaasiumist, siis ma mõtlesin, et see, Diana, ei ole sinu lugu, see on Kanepi gümnaasiumi lugu. Aga viimane etteaste oli nii intrigeeriv, et ma mõtlesin, et ma seon siia siiski ka natukene enda lugu. Et ütlen kohe alguses ära, et mina olen väike inimene. Minu kogukond on see, kes on teinud sellest kooli sellise, nagu ta täna on. Mina võib-olla olen natukene ainult toetanud ja innustanud ja luban, et teen seda ka edaspidi. Mul ei ole haridusinnovatsiooni tausta, aga mul on 2 tagasihoidlikku magistrikraadi, küll erinevatest valdkondadest, erinevatest koolidest ja mul on tõsiselt hea meel seda, et Tiiu Kuurme, kelle loengutel ma olen käinud ja Jüri Kinter, kes on olnud minu teekonnal koos Hassoga väga heaks teenäitajaks, et ma suudan panustada ju rohkem õpilastesse, mitte ainult õpetajana, vaid ka võib-olla koolijuhina. Aitäh teile! Ja ühtpidi, kui ma mõtlesin selle peale, et millest siis nüüd täna rääkida, siis ma mõtlesin, et see on Kanepi gümnaasiumi lugu. Et me oleme kõik seal osalised. Ja kui täna oli esindatud nii omavalitsus, siis õpetajate või koolijuhtide katusorganisatsioon kui ka koolijuhid tegelikult. Ja siis ma mõtlesin, et aga riik oli esindamata. Et mida siis tegelikult riik peaks tegema või mis on tegemata jäetud või mis on hästi tehtud. Meil on ju olemas ressursid, mida koolid saavad. Meil on seadusandlus, õppekavad, millel toimub praegust muudatus ja nii edasi. Aga tegelikult peaks riik mõtlema selle regionaalpoliitikale, et
Et kui me võtame ära need maakoolid, siis tegelikult on see, et me tõmbame kriipsu peale ka ühtpidi elule maal. Sest minu rong on küll läinud, minu lapsed on juba kohe-kohe, üks on varsti ülikooli lõpetamas ja teine ka siis gümnaasiumi minemas. Aga kui mina noor lapsevanem planeeriksin oma elu maal, siis kuhu ma koliksin? No ilmselt sinna, kuhu ma saan oma lapse panna sõime ja temast tuleb 19-aastane maailmakodanik välja. Ehk siis seda, et ilmselgelt ma valiksin oma kodu sinna, kus kohas laps saaks hariduse. Vähemalt lapsevanem mõtleb nii. Et sellega riik lihtsalt vähendab noorte pere osakaalu maapiirkondades. Teistpidi, kui ma mõtlen seda sama kogukonnana, siis tegelikult on ju täpselt sama. Et kui ma nüüd mõtlesin, et ma ei räägi endast, siis minu taust on see, et ma olen elanud 18 aastat vahepeal Hiiumaal. No ütleme niimoodi, et aknast vaatasin Saaremaad ehk siis Emmaste otsas ja meie lähim kool minu vanema lapse õppimise ajal oli gümnaasiumina Käina. Ka tugev maakool, gümnaasium. Sellel ajal, kui minu laps aga hakkas lõpetama põhikooli, suleti Käina kool. Nüüd oli minul lapsevanemal dilemma. Kas panna laps 45 kilomeetrit kaugemale kooli, ta sõidab iga päev hommikul tund aega kooli ja tund aega tagasi või üürida korter. Lõppkokkuvõttes tuli odavam üürida korter Tartus. Ja nii oligi. Aga see tähendab seda, et minu laps peale Maaülikooli lõpetamist, kui ta on saanud taskusse maastikuarhitekti paberid, ei naase ta enam kodusaarele Hiiumaale. Ja see ongi üks põhjus, miks võiks ja peaksid maakoolid siiski säilima ja ka gümnaasiumid. See on minu kui lapsevanema seisukohast. Ja see on ka kindlasti kogukonna seisukohast, et ma mäletan, et kui ma 2,5 aastat tagasi kandideerisin Kanepisse tööle, siis minu käest küsiti ka, et milline minu seisukoht on. Siis minu seisukoht ongi see, et me toetame last, me toetame pere, me toetame kogukonda, me toetame koolipidajat ehk omavalitsust ja tegelikult me toetame ju ka riiki. See on ju maakoolide eesmärk. Säilitada elu Eestis, säilitada elu maal. Ja kui ma nüüd natukene edasi liigun, siis tegelikult on ka kogukonnale väga suur kasu, et seal säiliks kool. Et ruumid on olemas, neid ruume saab kasutada kas kogukonna köögina või siis käsitööringina või saab siis saali kasutada trennina, treeningutena, samamoodi õppustena, et militaarõppused, laagrid, mis iganes saavad olla ja siiski ka kogukond on stabiilsem ja turvalisem, kui on kohas kool. Kui me nüüd jälle liigume edasi, et kogukonnana siis tõesti vald on see, et esiteks jätkuks maksumaksjaid, toetusi, ressursse, ja kindlasti ka seda, et mida võib-olla ei ole omavalitsused mõelnud, on see, et kui me anname näiteks kooli riigile, siis võib-olla tähendab see seda, et riik mõni hetk otsustab, et me sulgeme kooli, riigikooli ja nii ongi lihtsalt. Omavalitsus saab oma munitsipaalkooli siiski ju säilitada, on ju nii? Kui me mõtleme lapsevanema seisukohalt, siis tegelikult ongi ju niimoodi, et minu lapsevanemana on kindlus, et laps jääb kodu juurde. Ma ei pea talle mingeid täiendavaid ressursse transpordina või siis pakkuma majutusteenust kuskil, ostma võib-olla korterigi. Ja turvaline on ikkagi väike kogukond ja väike kool. Jah, lapsevanemal muidugi jääb see tõsine hirm, et väike kool, et kuidas ta suudab seda kvaliteeti tagada. Jälle me räägime sellest toredast sõnast kvaliteet. Ja et väike kogukond, et ehk õpetajad
toonitavad ja võib-olla panevad mesti, et mis sinust oodata, et sinu ema ja vanaema või isa või vanaisa olidki juba sellised. Ma ei ütleks, et need ajad on möödas. Jah, muidugi. Ikka juhtub selliseid asju. Ja lastevanema ootused on niivõrd erinevad. Ja ka laste ja ka õpetajate ja õpilaste ootused on niivõrd erinevad. Et kui Uulu kooli koolijuht tõi välja seda, et see koolirõõm ja kvaliteet ja ka värbamine, siis minul oli üle-eelmine nädal värbamised. Ja kõige toredam oli see, et kandideeris üks õpilane, mitte õpilane, vaid siis õpetaja kohale, üks naisterahvas, kellega me olime jaganud ühte sama õpetajat. Ma hingasin sisse ja välja, sest ta ütles selle peale, et tema õpetaja karjäär sai alguse sellest, sest see õpetaja oli tema jaoks iidol. Absoluutselt, täiuslik õpetaja. Ja mina mõtlesin ja terve see õhtu veel kodus mõtlesin selle peale, et ma ei ole nii ebapedagoogilist õpetajat elu sees kohanud. Ta jättis minu hinge haava terveks eluks, ausalt öeldes. Tahvlilapid, kriidid, mis iganes lendasid. Ära vaata mulle otsa, sinu lollus nakatab mind ja nii edasi. Aga teise inimese jaoks oli ta autoriteet. Inimesed ongi erinevad, lapsed on erinevad. Ja kõigega sellega me arvestamegi Kanepi gümnaasiumis. Kõik on erinevaid. Arvamused, ootused, eeldused on kõik erinevad. Kõigi soovidega ja tahtmistega ei suuda mitte keegi arvestada, aga killuke ikka. Kui Egle võttis kaasa õpilased ja hoolekogu esinaise, siis mina targu neid kaasa ei võtnud, aga küsisin tagasisidet. Esinduse president toksis eile usinasti mulle Messengeri vastuseid. Küsisin tema käest otse. Me oleme nii palju küsinud küsimusi, et miks on Kanepi gümnaasiumis hea õppida, 1 minut ja ütle. Ja ta ütles mulle nii. Kuna ta käib 11. klassis, võttis ta oma siis klassikaaslased mesti ja nemad leidsid, et koolirõõm ja see, et kui on alustatud, siis tuleb ka meeskonnana lõpetada. Neil on üksmeel, kokkuhoidev koolipere, toredad kogemustega õpetajad. Iga õpetaja on omamoodi. Kõik me oleme eripäradega. Individuaalne lähenemine. Me pakume autokooli kursusi, valikaineid, riigikaitse, majandus, keerulised olukorrad, vibe. See on nüüd uus valikaine, ehk siis see, et kuidas oma vaimset tervist hoida. Meil on lubatud Tartu Ülikooli teaduskooli kursused, mida me kanname siis tunnistusele ja igaüks saab ka disainida oma vastavalt huvile oma vaba aine. Ja kõik ei ole eliitkooli lapsed. Eliitkool oli nüüd jutumärkides. Ehk siis see, et me võtame vastu ka selliseid õpilasi, kes võib-olla on välja langenud riigigümnaasiumitest. Nad on väga toredad õpilased, aga igal on oma põhjus. Mõnel on põhjuseks see, et ta ei ole suutnud hakkama saada 30 õpilasega ühes klassiruumis. Ta on tulnud väiksest maakoolist, kus on võib-olla 3 õpilast olnud. Või see, et nende õpe lihtsalt ei sobi, sest ta on olnud pikalt haige, aga seal on olnud tsükliõpe, meil on kursustepõhine. Ja kui ma mõtlen sellele, et ma iga aasta küsin õpilaste käest tagasisidet, siis nad on öelnud seda, et väikses koolis me saame olla julged. Võimalus on kõigil õnnestuda ja see võimalus õnnestuda ei ole mitte ainult õpilastel, võimalus on õnnestuda ka lastevanematel ja ärge naerge, ka õpetajatel. Sest ka õpetajad on ju õppijad, me iga päev õpime.
Me pakume teistmoodi koolipäevi, mis seekord on ainult kord kvartalis, kus õpilane saab võib-olla vastata järgi oma tegemata töid või seda, et ta distantsilt õpib või saab rohkem liikumisharjutusi ja ülesandeid. Jah, me ei ole õnnelik kool, kindlasti mitte. Kas meil on mingi edulugu? Ma ei tea seda. Kui me mõtleme seda, et milline on see koolijuht täna õpetajate ees, siis ma seda ka ei oska öelda, sest homme on arenguvestlus vallajuhi ja haridusnõunikuga. Täna 2,5 aastat hiljem tööle asumisest võin öelda seda, et me oleme kõik mugavustsoonist väljas. Ühed on jõudnud õppimisfaasi, teised aga on konfliktis veel. Milline tagasiside minu jaoks õpetajatelt mulle on, ma täna ei oska öelda, küsige homme õhtul. Nali naljaks, aga et mida me siis õpetajatele pakume, et kui Jüri ja Hasso meile põhikooli mitme aine õpetajatele lugesid seadusandlust, siis ma mõtlen selle peale, et see oli niivõrd toetav, et ma mõtlesin, et minust peab saama koolijuht, sest et ma tahan õpilasi toetada. Sest õpilasi saan ma toetada palju rohkem koolidirektorina, kui seda tehes lihtsalt õpetajana. Me suhtleme hästi palju. Meil on toetav kollektiiv. Meil on boonused, ühistegevused, kolleegipreemiad. Ah jaa, ma saangi panna täna rinda selle, mis ma eile sain. Kolleegipreemia 2022, Diana Leenurm. Ja nüüd pean ma tõesti vaatama peeglisse. Aasta teistmoodi läheneja. Kuidas võtta? Kas hästi või halvasti? Me laseme õpetajatel ventileerida, omavahel kogemust nõustada. Meil on 3 tervisepäeva. Ja alati võid öelda õpetajad, et elumere lained on löönud üle pea ja me võtame rahulikumalt. Ma olen õpetajatele öelnud seda, et võtke rahulikult, sest teid läheb kodustel vaja. Siin koolis ei ole te asendamatud, kodus aga küll. Meil on tasuta parkimine ja see ei olegi nali. Meil on pisuke ressurss, et toetada õpetajaid rahaliselt. Ja meil on väga hea toetav vald, kes ütleb, et Kanepi gümnaasium jätkab gümnaasiumina, sest 2019. aastal oli Kanepi gümnaasiumis gümnaasiumi osas 26 õpilast. Täna on 67. See ei ole lõplik arv. Lõpetajaid on 23 ja täna teada on, et 10. klassi tuleb ainult 11 õpilast. Aga me ei ole veel dokumentide vastuvõtmist alustanud. Ma usaldan meie õpetajaid, sest ma eeldan seda, et kui nad on juba saanud kvalifikatsiooni, et nad ongi spetsialistid, oma ala valdkonna tugevamad tegijad. Kui, siis ma ei sega neid, vaid ma toetan ja innustan. Võib-olla julgustan. Sest õpetaja on tõesti eeskuju. Ja nii nagu eelnevalt on öelnud, esiõppija ja meie koolis õpetajad õpivad. Kas õpivad sellepärast, et nad tahavad ennast täiendada või sellepärast, et kvalifikatsiooni saada? Ja kui ma mõtlen selle peale, et meie Kagu-regioonis on nii palju maakoole, maagümnaasiume, siis nad on kõik ühtpidi oma nägu. Ja mis teeb Kanepi gümnaasiumist Kanepi gümnaasiumi, et meil õpilased järjest juurde tulevad, sest et Otepää
nii on 21 kilomeetrit, kus on gümnaasium. Võrru riigigümnaasiumisse on 21 kilomeetrit, Põlvasse on 21 kilomeetrit. Aga meil on meie nägu. See on paindlikkus ühtpidi. Ja teistpidi see, et tänapäeva inimene tahab valikuid, tahab kaasa rääkida sellest, mida ta tahab ja kuidas tahab ja kuna tahab. Sest igaüks tahab oma õpiteed ise valida. Mina leian, et õnnelik inimene on siis, kui ta tunneb, et ta on edukas. Ja edukas ei pea tähendama seda, et ta on karjääriredelil jõudnud kõrgustesse või see, et ta rahakott on seljakotiga seljas, vaid see, et ta on iseendaga rahul. Olgu ta siis koduperenaine, tippjuht, parim ilukirurg, aga ta on iseendaga rahul. Ta on leidnud sihi ja ta on visalt selle poole teel, omas tempos ja kõigil on oma tempo. Tahaksin kangesti vastata ära ka sellele toredale küsimusele, et milline on siis see kvaliteetne haridus. Ma mõtlesin, kõik terve see aeg, mis me siin konverentsil oleme olnud. Ja tegelikult meie Kanepi gümnaasiumi arengukava ütleb ära, et kvaliteetne haridus on see. See ei tule praegust välja, see tuleb võib-olla aastate pärast, aga ma eeldan ja loodan, et meie kõik õpilased, kas need, kes lõpetavad 9. klassi või need, kes on juba 12. läbinud, et nad on aktiivsed, täieõiguslikud maailmakodanikud. Igaüks omas mahlas, ehk siis see, et igaühel on oma võimekus, soov ja tahe. Ja täpselt see määrab ära, milline on see hariduse kvaliteet. Kui ma mõtlesin selle peale, et milline see hariduse kvaliteet on, siis tegelikult me oleme väga huvitavas situatsioonis, ja ma olen ka kogu aeg oma 12-ndikele, kellele ma annan psühholoogiat, diskuteerinud teemal, et huvitav haridus on Eestis. Et haridussüsteem on üles ehitatud maskuliinsetele tulemustele, võistluslikkusele. Aga õpetajaskonda on kõik naised. Õppekavad üldjuhul on üles ehitatud kellele? No üldiselt, et millised on õpitulemused, aga klassiruumis me eeldame, et kõik õpilased oleksid kui head tüdrukud. Kes on väljalangejad? Poisid. Ülikooli lõpetavad, aga kes? Üldiselt tüdrukud või naised. Aga kõrget palka saavad kes? Nüüd on mul käest küsimus, et kas need koolist välja langenud poisid või? Ei, tegelikult nii ei pruugi olla. Et Kanepi gümnaasium on võib-olla natukene edulisem ka see, et me oleme teinud tempoklassid ja tempoklassid just millegi pärast. Ma ei tea, kas teadlikult või siis kogemata soost lähtuvalt. Sest teinekord on see, et poisid on väga nutikad, loovad, realistlikud, aga neil on vaja teistsugust lähenemist. Tempoklassidega me jätkame. Ja juba 1. klassis tuleb see aasta väga tore uus tempoklass või tempoklassid. Aga aitäh! Mul on endale pandud selline asi, et arvate, et meil on kõik hästi, siis eksite. Iga päev on väljakutse. Aitäh! Siis meil on nüüd ports aega küsimuste jaoks. Olge head, kas alustame saalist? Jaa, Tiiu. Oota üks hetk, Tiiu. Kuidas see tempoklassi selekteerimine teil käib? Kas tõesti soo järgi
Jumalale tänu, jah, sest on ka tüdrukuid teistsuguseid. See on väga suur probleem, see sooline koosseis, sest kuulasime siin väga toredat Uulu kooli ettekannet, aga tüdrukud, keda tsiteeriti, õpetajad, naised ja nii edasi. Probleem, millega meil ei tegelda praegu, aga tüdrukud pääsevad tempoklassi ka. Ja, et tempoklassid on tõesti siis niimoodi, et ei ole määratud täpselt konkreetselt, kes seal tempoklassis on, aga kui on õpetajal, põhiaine õpetajal siis tundmus, et ta võib-olla natuke liigub aeglasemas tempos või vastupidi kiiremas tempos, siis ta läheb sinna väiksemasse klassi, kus võib-olla kas siis vajab hetkelist tuge või siis pikemaajalist tuge ja ta võib liikuda siis sinna suurema klassi juurde tagasi. Vastavalt siis sellele, kui ta on juba oma sellest niinimetatud siis õpilüngast üle saanud. Ja see ei ole kindlasti soopõhine, aga lihtsalt, et kuidagi on praeguses siis 6. ja 7. klassis tõesti, et lihtsalt poisid vajavad teistsugust lähenemist just eriti sellel perioodil ka. Aitäh! No nii, ja interneti avarustest siis ka annan teada, et esitage julgesti küsimusi. Mina tahtsin küsida, et kas on välja tuua, ma ei tea, 1, 2, 3, mis teile endale tunduvad, et mis seda gümnaasiumi laste arvu tõssid, et kui siin enne oli 20+, et nüüd 60-ni jõuti, et mis siis vahepeal muutus või mis tingis selle laste arvu tõusu? Mis olid kõige olulisemad muutused? Distantsõppe, paindlikkus ja tuleb tunnistada, võtsin südamerindu ja kutsusin aeg-ajalt õpilased ikkagi kooli õpetajaga kohtuma. Et päris paljud lihtsalt ei saanud kodus õpitud, sest et see keskkond ei olnud niivõrd toetav. Et nii mõnigi gümnaasiumi õpilane oli üksinda klassiruumis ja õppis oma arvutiga, mis ta võib-olla oli kas ise kaasa võtnud või siis kooli siis arvutiklassis toonud, aga see aitas õpilasi, sest koolikeskkond on ikkagi tööks loodud, segajaid on tunduvalt vähem, külmkapi lähedal pole. Palju keskmiselt klassis lapsi on? Noori ja lapsi? Mõtled gümnaasiumis? Hetkel on 12. klassis 25, 11. klassis on 22 ja hetkel veel on 10. klassis, miks ma ütlen hetkel veel, sest et 10. klass meil enam-vähem jookseb laiali, sest et me, nii nagu ma oma siis ettekandes või jutus ütlesin, siis me anname kõigile võimaluse õnnestuda või see, et vähemalt proovida. Ja nii mõnigi tuli mulle kevadel ütlema, et ma ikkagi tunnen, et ma ei ole gümnaasiumi õpilane, aga müts maha nende ees. Hetkel on veel 10. klassis 19 õpilast. Kas see selline pereheitmine oli praegu nüüd esimest aastat või oled sa varem ka kogenud, et andes ikkagi luues selle võimaluse just, et nad saavad proovida? Et kas see on nüüd nagu selline tavaline tendents või nüüd see aasta on nagu eriliselt palju, kes proovisid ära ja tunnevad, et ei ole ikkagi nende asi gümnaasium? Ja mulle tundub, et sellist praktikat eelnevalt ei ole olnud, et pigem on kasutatud võib-olla võimalust, et nad lihtsalt koolist välja visata, et suutmatus siis edasi õppida, aga meie lubasime ja pakkusime neil ikkagi võimalust ka hindeid parandada, kui nad seda soovisid. Nii et ütleme, et see oli selline ainulaadne kogemus. Aitäh! Veel küsimusi? Ja, Tiiu. Mul selline lihtsalt nagu mõttearendus, et me oleme rääkinud, kuidas nendes suurtes
kombinaatkoolides, industriaalsetes ettevõtetes mitmed õpilased ebaõnnestuvad, neile ei sobi, nad ei lähe selle tempoga kaasa. Kas siit ei võiks sündida stsenaarium maagümnaasiumidele, luua õpilaskodud ja teha selline rahulik keskkond, kus inimene leiab iseenda üles, sest liiga vara on ju see 16-aastane ka saata kutsekooli, kui ta ei tea kutsetest töömaailmas suurt midagi veel, et need samad maagümnaasiumid saaksid pelgupaigaks ja nii nagu meil tudengid tegid oma unistuste kooli töö nüüd sel kevadel, neil oli see printsiip, et me mõtleme aeglaselt, liigume aeglaselt, Fred Jüssi kombel aeglane minek, selliseid aeglase mineku koole koos võimalusega eralduda, introvertide koole, Mikita võiks kutsuda patrooniks, et midagi sellist teha võiks need maagümnaasiumid, kellel on väge ja käia see välja ja niimoodi saada ka lapsi linnadest endale juurde. Just neid lapsi, kellest hiljem saavad need lumehelbekesed võib-olla. Ja teine seos oli veel, et ka siin kõnas mõiste vaimne või vaimse tervise probleemid ja viimastel aastatel ma ei kuulegi seotuna haridusega üldse muus kontekstis enam sõna vaimne kui ainult vaimne tervis ja vaimse tervise probleemid. Vaimsust ja vaimset tööd pole üldse enam olemas. Kas see on ajastu märk või mida teie arvate? Vaimsus on taandunud vaimse tervise probleemideks. No, tundub, et kui vaimsus kaob ära igapäeva hingamises, siis tulevadki vaimsed probleemid. Sellel võib väga hea tõepõhi tegelikult all olla, aga ma usun, et sellised filosoofilised arutelud noorte seas ei ole tegelikult kustunud. Et kui meie diskuteerisime teatud filosoofide üle, siis ilmselgelt otsivad tänased noored ka ennast kõiksusest. Aga ühtpidi ongi see, et meil on väga kiire tempo ja ühtpidi see, et noored ei ole harjunud multitastinguga ja mitte täiskasvanud või siis keskealised nagu mina oleksime seda, siis võib öelda, et mida on teinud Kanepi gümnaasium selle sama vaimse tervise osas, et me pakume siis psühholoogi teenust. Lapsevanem saab ise valida siis endale psühholoogi ja kool maksab selle kinni. Et hetkel ma võin numbriliselt küll välja tuua, et 30 õpilast kasutavad seda teenust siis meie 229 õpilase seas siis. Ja õpetajatele pakume samamoodi, et hoida lihtsalt seda läbipõlemist, et mis on kerge tulema praegusel perioodil, sest me tõesti ühiskonnana nõuame õpetajatelt liiga palju. Tundub, et me oleme üldse, meie nõudlikkus on väga kõrge ja eelnevalt ära mainitud need PISA testid ja kõik see, mis nagu näiliselt on tõstnud meid kuhugile hoomamatutesse kõrgustesse ja jätnud samas selle õpetaja ikkagi teadmatusse, et kuidas see ikkagi tegelikult nagu saavutatud on. Et pingutus on ju metsik, jah, mis selle hind tegelikult on. Et kui vaadata nüüd, ma ei tea, kas need on tulnud nüüd avalikuks juba, aga õpetajate, haridustöötajate liit saatis mulle siin mõned päevad tagasi seda infot õpetajate vaimse tervise kohta ja no, need tulemused olid päris koledad. Aga ei taha nii morbiidsesse tsooni minna, pigem ma küsiksin seda, et kuidas selleks, et edukogemust pakkuda ikkagi nendele lastele, eks see peab olema õpetaja edukogemus sul. Kuidas sa need õpetajad leiad sinna endale? Teate, raske on.
et nii nagu Urmogi tõi välja seda, et õpetajate leht on pungil siis töökuulutusi, siis tegelikult on ka meil väga raske saada õpetajaid, et teistpidi on praegust väga hästi antud siis see, et kui sa omad magistrikraadi ja kooli siis direktor leiab, et sa oled kompetentne minema siis klassi ette, siis saab sinuga ju 1-aastase lepingu sõlmida. Ka Kanepi gümnaasiumis on rida selliseid õpetajaid, kellel on küll olemas magistrikraad, aga tänu Jumalale õpivad nad ka praegu siis ikkagi magistratuuris, et saada ikkagi ka õpetaja kutse ja mõningad on käinud ka kutsekojas, et me tegeleme usinasti sellega ja toetame kas või sellega, et vähendame nende koormust ja lubame neil ikkagi seaduse järgi saada õppepuhkusi ja tervisepäevi ka anname. Et meil on tegelikult probleem sellega, et õpetajaid leida. Kui te teate kuskil vaba eripedagoogi, võtame avasüli vastu. Kas see õpilaskodu, õpetajate kodu? Jah, nõukogude ajal oli meil õpetajate maja koolimaja taga. Mõni õpetaja veel elab seal. Okei. No nii, need tunduvad vist olevat tegelikult 2 niisugust põhiküsimust, et kui mõelda, et see kodu küsimus, et kui me räägime sellest regionaalsest poliitikast, siis Kanepi on vist mingi 500 elanikku, eks ju. Et kohalik omavalitsus ikkagi, ma ei tea, kuidas sul suhted seal kenasti on, et loodad hästi, et kui mõelda selle peale, et kuidas noored pered võiksid tulla, kuidas õpetajad võiksid tulla ja kuidas võiksid noored ise tulla, eks ju, ja selles kontekstis, nagu sa oled praegu nüüd seda, just nimelt seda edukogemusele asju üles ehitanud, et see kangesti lõhnab selle järgi küll, et võiks selle kodurajamise, kooli laiendamine kodurajamise läbi võiks kusagilt siit terendada. Aga ma ei tea, no see ei ole praegu, see oli lihtsalt retooriline. Ma annan koolipidajale edasi, et ehk saab homme vastuse. Okei. Kas on kellelgi veel praegu tekkinud küsimusi äkki? Jaa. Mul on küsimus selles osas, et kas teil on ka koolis õpilasi, kes tulevad väljaspoolt teie valda ja kuidas suhtutakse neisse nii kooli kui ka omavalitsuse tasandil? Et põhikoolis ma ei oskagi praegust head näidet tuua, et kas põhikooli osas on meil selliseid õpilasi, kes käib, jaa, valetan, üks kindlasti käib, 9. käib, ütleme siis Kanepi valla, no ütleme, et 4. vallast siis, iga päev on üks ots üle 60 kilomeetri. Gümnaasiumi osas, kui ma ütlesin, et meil on 67 või 9 õpilast, siis 30 käib koduvallast väljastpoolt. Kõige kaugem õpilane on, kui te nüüd geograafiat mõtlete, käib Verioralt, ehk siis hommikul kell 6 alustab kooliteed, kõnnib esmalt pikki raudteerööpaid jalgsi ja ma eeldan ja loodan, ta käib praegust 11. klassis juba, meil koolipäev algab 8:30 ja ma eeldan ja loodan, et ta lõpetab hõbemedaliga. Ehk siis selles suhtes väga tubli noor tüdruk, kes on tõesti väike koolist tulnud ja ta oleks kindlasti saanud sisse ka kuhugi suuremasse kooli, aga ta valis kohe Kanepi gümnaasiumi just sellepärast, et me oleme väike, maalähedane ja ta julgeb siin olla tema ise. Ma tahtsin täpsustada, et mu küsimus oli suunatud rohkem sinnapoole, et lapsed, kes on teisest vallast, et nende eest see pearaha on oluliselt väiksem. Et kuidas selles osas vallavalitsus vaatab sellele?
ja et kui ennem ka siin esinejad tõid välja selle, et kui suur on siis pearaha ühe õpilase kohta, siis ma võin tunnistada, ma ei ole mitte kunagi seda summat niimoodi vaadanud, aga kiiresti lõin kokku. Milline on siis meie ühe õpilase selline pearaha ja see on 5300 millegiga. Aga see ei vasta tõele, seda ei tohikski arvestada, sest et meil on ju õpilasi, kuna me oleme nüüd kaasav kool, meie koolimeeskond läbis ka kaasava hariduse koolituse Tartu Ülikoolis, siis meil on õpilasi, kes õpivadki üks-ühele, meil on õpilasi, kes õpivad väikeklassis, meil on õpilasi, kes õpivad suures klassis, meil on õpilasi, kes õpivad tempoklassides, et see on hoomamatu. Me ei tee ühelegi lapsel vahet, kas ta on meie valla laps, kas ta on eripäradega inimene ja nii edasi. Me oleme kõik inimesed. Kanepi kooli õpilased. Jah. No nii, me kõik oleme inimesed. Ja see ongi võib-olla see, mida iga õpilane ja iga õpetaja, iga koolijuht tahaks tunda oma ametis ja oma igas päevas. Ja mul on tunne, et me oleme valmis tänase päeva otsad kokku võtma või? Kui rohkem küsimusi ei ole. Tuli küsimus. Selle peale tuli kohe küsimus. Nii. Kas sa saad? Vabandan, eksin. Okei, aga siis suur tänu sulle, Diana, ja saame tänase ametliku osa kokku võtta. Nii. Selle